jagan sinuga veidi, kuidas ma ise sellele ettevõtlusteekonnale üleüldse sattusin. Ja ma tahan tegelikult rõhutada mitte seda nii väga, kuidas mina sellele sattusin, vaid just seda, et alati ei pea absoluutselt olema suurt sellist grandioosset või üldse mitte mingisugust ideed. Kõik ettevõtlused ei hakka sugugi sellest pihta, et on olemas kohe väga selge idee. See niimoodi ei ole. Et ma tahaks selle müüdi kummutada, et kui ideed ei ole, siis järelikult mingit ettevõtja potentsiaali ka ei ole. See ei ole tõsi, sest et neid muidugi on, neid ettevõtjaid, kellel just nimelt algabki see teekond just idee olemasolust pihta. Aga on ka väga palju ettevõtjaid, kellel hakkab see hoopis teistel põhjustel pihta. Ja sellepärast ma soovingi jagada, et sind veidi julgustada ja näidata faktiliselt, et see nii ei ole, et kohe peab idee olema, et kuidas siis minul see teekond pihta hakkas. Ma pean tõe huvides seda ikkagi ütlema, et ma sündisin ka ettevõtjate perekonda selles suhtes, et terve minu isaliin praktiliselt on tõesti ettevõtjad olnud. Ehk et ma nägin seda pealt, ma kasvasin suuresti seda nähes üles ka. Aga ka see ei olnud ikkagi see, mis nagu määravaks sai. Et see oli võib-olla veidi loomulikum minu jaoks selle võrra, et ma seda pealt nägin. Aga kui mulle ikkagi endale ei oleks sobinud seda teed minna, siis sellepärast, et see mu perekonnas läbiv joon oli, siis ma ei oleks seda teed ju valinud, on ju. Et minu jaoks ikkagi see teekond sinna ettevõtluse poole hakkas minema sellest punktist, et ma lihtsalt ei tundnud palgatööd tehes seda täit rahulolu. Ma ei tundnud seda, ehkki need olid väga sellised suure potentsiaaliga töökohad, on ju. Ma ikkagi töötasin panganduses ja ma mäletan, et ühes pangas, ma olen 2 pangas töötanud ja ühes nendest pankadest siis minu otsene ülemus ütleski mulle, et selle peale, kui ma olin talle teatanud, et see ikka ei ole minu jaoks, et ma olen otsustanud lahkuda, siis ta oli väga löödud ja ta ikka tegi väga suured silmad ja ütles mulle, et kuidas siis nii, et Triin, sul on kõik teed valla ja ikkagi sa teed sellise otsuse ja ta püüdis mind nagu väga selgelt ümber veenda, et see ei peaks selline otsus tulema, on ju. Et sellest teemast me võime ka kunagi hiljem rohkem rääkida, aga just see, et ma sain aru sellest siis nagu esimese asjana, et mul ei ole sellist rahulolutunnet, kui ma teen siis ainult palgatööd. Ja ma täpsustan siin ka seda, et ma ei halvusta palgatöö tegijaid ega ei ütle, et kõik peavad ettevõtjaks hakkama või et see on kõikide jaoks, vaid ma tahan seda öelda, et minu jaoks oli see nagu selline esimene indikaator, et olenemata sellest, kui prestiižne või hea oli see töökoht, ei olnud minus seda täit rahulolu. See nüüd haakub siin selle teise videoga, mida ma postitasin selle teise alateema kategooriasse, milleks on päris sina ise. Ehk et väga paljud teekonnad saavadki alguse just rahulolematusest. Ja samamoodi on ettevõtluses, et mitte suurtest ideedest ei pruugi alati asi alguse saada, vaid saab just nimelt lahenduste leidmiseks mingisugusele rahulolematuse kohale alguse.